Meie turvalisuse eest nii kodumaal kui kaugetel välismissioonidel seisavad vankumatult pühendunud mehed ja naised. Kuid elu ei vali alati kergeid radu. Õnnetused ja raskused ei küsi kohta ega aega. Mure võib tabada nii kodus kui võõrsil. Just sellistel hetkedel osutuvad hindamatuks sõprus, sihikindlus, inimlik lähedus. Need on jõud, mis hoiavad ja kannavad, kui maailm näib liiga raske. Olen käinud 3 missioonil Kosovos, Iraagis, Afganistanis. Iraagis kaotasime Illanseri. Afganistanis paar sõdurit ja haavatuid oli, kes ei jalgadest, mõned jäid jalgadest ilma. Ja ise sain sealt posttraumaatilise. Ühesõnaga vaimselt katkine. Ärevusood, paanika, ei kannata rahvarohkeid kohti, ühistransport ei kannata. Lennukid kannatan, aga bussirongi ei. Ja näiteks isegi ei kannata neid rohelisi laike, sõdurite laike. Endal olen kõik ära hävitanud mälestused. Ka aastaid hiljem viirastub kogetu unenägudes. Neid on mul olnud ja need on täpselt sellised, nagu oleks elus päris samas kohas tagasi, kõik verelõhnad, kuumus. No praktiliselt kogu pilt hakkab ketrama uuesti ja see on väga raske. Praktiliselt hoobilt olen üleval ka, üleni märg ja igine. Aga seda juhtub õnneks, ütleme 6 võib-olla korra, mõnikord on 3 korda. Et ikka juhtub. Mida vähem ma nende laigulistega kokku puutun, seda vähem mul midagi meenub. Aega tagasi pöörata ei saa. Saame aga vaadata tulevikku. Ja tulevik on me lapsed, me homne päev. Noored peaksid tegelema huvitegevusega sellepärast, et see ühendab inimesi. Niimoodi ei jää noored üksi ja saavad ka igast erinevaid asju arendada niimoodi. Karolin Illanseri fond on mind aidanud näiteks siinsamas rahvatantsuga. Tänu sellele olen saanud endale vajalikud rõivad näiteks saanud. Nad toetavad meid nii rahaliselt kui ka lihtsalt nagu toena ning korraldavad toredaid üritusi, kus on meie pere oodatud. Seal on üritustel näiteks, kus on ka teised vigastatud nii füüsiliselt või vaimselt, siis on niisugune kokkukuuluvustunne ja meil on ühine teineteise mõistmine ilma sõnadeta. Ühesõnaga õlatunne endiste kaitseväelaste veteranidega ja missioonikamraadidega on meil väga head suhted, sest nad on, ütleme, minu perest, nad on nagu teine pere, kellest ei taha kunagi loobuda. Minu isa on mulle eeskujuks ning ta on öelnud, et ei tohiks iial kunagi asjadega alla anda. Mul on hea meel, et mul on 3 last. Kõik on tegelikult täiskasvanud juba. Poisid elavad juba omaette. Tütar on veel, kes nädala lõpus kodus käib, kauaks tedagi. Ja temal on ka plaan minna peale gümnaasiumi lõpetamist kas mingi kriminaalalaga tegelema või siis kaitseväesüsteemis mingi akadeemiasse kuhugi. Tublid.